Kuidas poliitikud faktivigu teevad? Õigete andmete liialdamine on üks viis, kuidas poliitikud faktivigu teevad. Tahtliku või tahtmatu liialdamisega jäetakse olukorrast oluliselt halvem või parem mulje. Liialdatud maailmapilt võib aga tihti olla aluseks nende endi poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Näiteks on erakonna parempoolsed esimees Lavly Perling uut lastetoetuste süsteemi kritiseerides väitnud, et uute lastetoetustega muutuvad Eesti sotsiaaltoetused Euroopa Liidu suurimateks, mis muudab meid toetusrände sihtriigiks. Perling oli aga faktiväitega ebatäpne ning tegelikkuses jäävad uue süsteemiga Eesti sotsiaaltoetused lausa alla Euroopa Liidu keskmise, mitte ei muutu suurimateks. Edetabeli tippu tõusevad vaid lastetoetused. Samuti on fakte liialdades teinud ebatäpseid väiteid näiteks Martin Helme, rääkides Ukraina põgenike kontekstis eestlaste osakaalust rahvastikus. Poole aastaga on Eesti rahvastiku osakaal langenud tagasi sinna, kus ta oli Nõukogude okupatsiooni lõpus, siis peaks kõigil häirekellad lööma. Fakte kontrollides selgus, et Helmel oli küll õigus, et rahvastiku tasakaal on mõne protsendi võrra muutunud, aga kindlasti mitte nii palju, et jõuda Nõukogude Liidu lõputasemele. Kui poliitikud fakte üles puhuvad, võib valijatel tekkida maailmast ebatäpne ettekujutus, mis reaalsusele tegelikult ei vasta. Tõelist pilti omamata on valijal keeruline langetada informeeritud otsuseid. Seega tasub alati üle kontrollida, kas olukord on tõesti selline, nagu poliitikud väidavad.